Kas istute kodukontoris ning teil puudub ülevaade teie tootmisest toimuvast? Võiksite küll kellelegi helistada, kuid ei soovi inimesi keset tööpäeva häirida. Või on tuttav teil olukord, kus sõidate reedel suvilasse ja järsku helistab klient, küsib, kus maal mu tellimus on. Ega täpselt ei mäleta, mitu detaili nüüd täna tehtud sai, mitu tundi tööd veel teha on või kas esmaspäeval oleks võimalik kliendile kaup kätte anda. Kui sellised olukorrad on teile tuttavad, siis meil on teile lahendus olemas. Esiili tootmine level 1. Ja vaatame selle näite läbi projektipõhise tootmisega ja toodame keerdtreppe erinevate disainidega. Väga lihtne toode. Meil on 4 alamkoostu, astmed, piirded, post ja trepimade ning lõpuks on meil siis koostamise operatsioon, kus siis see kõik kokku pannakse. Ja vaatame üle, kuidas me saaksime kliendile kiire vastuse anda, mis seis selle tootmistellimusega on. Selle jaoks võtame tootmise ülevaade ning väga lihtsalt ei ole vaja kellelegi helistada, ei ole vaja kusagilt Excelist vaadata, on meil siin kõik aktiivsed tellimused olemas, mis hetkel aktuaalsed on. Näeme siit ära, kes on klient, mis on see objekt, kuhu me teeme, näeme ära ka vaja kuupäeva järgi, kas midagi põleb või mitte ja ilmselgelt hetkel meil siin on üks tellimus, mis põleb, ehk tänane kuupäev on ammu juba mööda läinud, täna on meil 6. mai ja siin on 28. aprill pidi välja minema. Siit näeme ka ära, et alamtootmised, astmed, piirded, maded, postid on kõik tehtud, tegemata on koostamise operatsioon, mille jaoks planeeritud on 1 tund tööd. Siit siis saame kas juhtida tootmisest tähelepanu, et tehke see esmajärjekorras ära või saame teada, et mingi probleem selle tellimusega on. Aga nüüd tahaks teada, kuidas nii lihtsalt ja head ülevaadet saada oma tootmisest. Väga lihtne. Selle jaoks alguses müügimees, talle tuleb info, et klient soovib saada uut treppi ja tema on valinud välja disaini trepp 2000, mis meil on siis ette ära juba defineeritud ja teeme siis sellest samast struktuurist lihtsalt koopia. Võtan siit selle trepp 2000 ja võtan siit ülevalt kopeeri. Kliendi aadress on meil Paju 8 ja võtan siit kopisse, paneme siia ka Paju 8 keerdtrepp. Väga lihtne ja koostame selle peale struktuuri. Tehakse meile kliendi põhine juba struktuur ja artikkel. Ning siin me saame väga lihtsalt ära muuta, et klient soovib astmeid saada 14 tükki ja trepipiiret läheb meil vaja 2. Väga lihtne, made, post jäävad samaks ning ongi juba meil struktuur tehtud, salvestame ära. Iseenesest, kui soovime, saame muidugi materjale ka jälgima hakata, kuid teeme asja lihtsalt, teeme ainult koostude jälgimise, ehk siis koostud aste, piire, made, post ja lõpuks siis lõppkoostamine. Ja samamoodi oleks meil vaja siis ka kliendile ära teha müügitellimus. See jällegi väga lihtsalt on meil olemas kõik siin, mis on aktiivsed, need on rohelised ja mis on juba tehtud, need on siin valgena, nendele minu pilku ei tõmmata. Panen ülevalt uus, valin, kes see klient on. Paneme eraklient ja tegelikult tema nimi on meil Tarmo. Meie ettevõtte siis tavaneb ette, et 3 nädala pärast tavaliselt tarnime, panen selle ja paneme ka siis siia Paju 8 juba peale ilusti. Ja ütleme, et klient tahtis ühte keerdtreppi. Ilusti olemas, saame siit hinda veel muuta, kui soovime, aga lähme praegu selle sama hinnaga. Ja väga mugavalt tekib meil nüüd tootmisvajadus antud trepile. Ja nüüd on müügimees oma töö ära teinud, kusagil Excelist ta möllama ei pea ning samamoodi tuleb esiili siis tootmisjuht või tootmisplaneerija, kes iganes teil vastutab sellest ettevõttes. Tema võtab tootmisvajaduse, vaatab, kas mingeid uusi tellimusi on sisse pandud ja näeb siit tõesti, siin on 2 tükki. Siin on Kase 2B ja Paju 8. No, antud juhul võtame ainult selle ühe tootmise ja laseme selle siis tootmisesse sisse ka. Ja ilusti siit genereeri tootmistellimused, tehakse tootmistellimused kõikidele alamastmetele ja peaastmele kokku. Ja väga lihtsalt tegelikult on meil sellega vormistatud ning nüüd tuleb äge koht, et teie ei pea mingit Excelit vormistama töötajatele, et nemad saaksid oma töökäsud kätte. Ei pea midagi välja printima, ei pea midagi kohale viima neile, hiljem võib-olla midagi ka muutma. Kõik info on siin olemas ja töötaja tuleb nüüd hommikul tööle, võtab operatsioonide raporteerimise, ütleb, minu nimi on Erki, mina hakkan täna tegema koostamist ning lüüakse talle ette list, mis koostamistööd ees on. Siit ta näeb ära, mis on see objekt, mis materjali vaja on, trepiastmeid, piirdeid, madet, poste, eeldatavalt läheb tal tund aega ja tähtaja järgi on tal just ritta pandud, ehk siis selle
konkreetse tellimusega on kõige kiirem ning siin samas on olemas ka jällegi siis see suurkaare 72 ehk siis osad räägivad müügiteenuse numbritest, teised tootmistellimuse numbritest, kolmandast üldse mingist objektist, kliendi nimest, igasugust infot siia saab välja kuvama panna, ehk siis on palju selgem see, mida teha on vaja. Ja töötaja lihtsalt valib antud töö, paneb alusta ning selle peale läheb juba aeg käima ning meie kui müügiinimene või tootmisjuht tahame vaadata siis, mis seis meil tootmis on, võtab tootmise ülevaade ja siit on juba näha, et tegelikult koostamist keegi teeb ehk värviga indikeeritakse kohe ära, et siin midagi toimub. Ja väga lihtsalt on olemas. Nüüd töötaja on seda tööd teinud, saab valmis, tuleb tagasi raporteerimispunkti ja ütleb, et koostamine antud juhul juba kuvatakse ainult seda, mis tal pooleli on. Väga lihtsalt jälle ei saa eksida, ei pea otsima kusagilt, mida ma nüüd tegin. Paneb lõpeta ning selle peale ütleb, et üks kogus sai valmis, lõpetab töö, raporteerib ja temal selle peale on vaatest läinud see konkreetne tellimus, mis on tehtud ja järgi jäävad need, mis siis edasi oleks vaja antud töökohal teha. Ja väga lihtsalt ongi meil siis siit ka tootmisülevaatest jällegi näha, et antud tellimus meil suurkaare 72 tegelikult on tehtud ja selle saaks nüüd kliendile välja saata.